nüüd nagu selle juurde just, et just see pool, et natuke numeroloogast nagu tekkis see pool ennast nagu siin voice'e kuulates ja infot jälgides ka see koht, et aga näiteks see laval olemine on ju, või ma ei tea, rikkaks saamine või kellegi on, mis iganes seal veel positiivne seda on, et kas siis kõigil ei olegi neid potentsiaale, et kas on niimoodi mõeldud, et mõni inimene ongi mõeldud justkui numeroloogia alusel olema nagu selles mõttes kehvem, et noh, et ma ei tea, sina ei peakski olla, sul ei ole mõeldud olla kuulus või nagu tuntud, et sa peaks olema nagu koopas varjus kogu aeg tegutsema või see ei ole ikkagi päris nii mustvalge. Või seal on see, kui tõesti inimene, kellel ei ole seda sisse kirjutatud nii-öelda, ette nähtud, et ta nüüd ulud hakkab ennast pushima, lihtsalt ei lähe. Nii hea küsimus. Võt sellise asja peale mina veel pole nagu mõelnud, kuid nüüd ma hästi kähku lasin praegu läbi enda peas neid edukuse koode, mida ma olen juba teinud. Pigem rohkem tuleb välja seda, et peaks olema laval. Ja seal kindlasti on number 1 või siis number 2. Aga ma ütlen päriselt, et on ka selliseid, kellel ei ole neid lavanumbreid. Eks lavanumbreid on üldiselt siis number 1, number 2, number 3, eks ju, siis number 7 ka. Ja siis vist äkki ongi kõik või? Tegelikult kõik on nagu staarid, kõik numbrid, aga 8 näiteks ei, tema tahab nokitseda üksinda pigem. Number 8 ütlesingi, jah. Number 4 on ka tema, ei ole mingi staaritseja. Ja number 9, tema võib olla staar, aga tema läheb hästi uhkeks. Et jah, aga on olemas kindlasti, seepärast tead, universumis peab olema kõik tasakaalus. Mina ütlen, et see on nagu kõik üks suur sipelgapesa. Meil on kõigil oma roll. Et siis, ja see, mis on naljakas, näiteks üks mu väga lähedane inimene tahtis sünnikaarte ja mina täiesti olin kindel, et tema elumissioon on nagu aidata kõiki ja õpetada ja mida iganes. Ehk siis missioonist tuleb ju välja, on ju, mida sa tegema pead. Et kui sa peaksid olema sünnipäeva järgi, nagu ma teile ütlen, on ju, siis sealt saab teada, kes sa oled. Missioon on nagu teine asi. See tähendab seda, et mida sa tegema pead, on ju, mille jaoks on sind loodud. Ja siis nagu sünnipäeva järgi nagu täpselt, see on tead nagu õpetaja ja kõik muud asjad. Mul on nii elavalt isegi see inimene meeles, aga ma ei ütle, mis ta nimi on. Aga seda aru, ma mõtlesin, et täitsa pekkis, et võt see on tegija. Ja siis, kui mida rohkem teen sünnikaarti, seda rohkem lähme nagu lähemale selle peale, et tema elumissioon oligi lõpuks olla oma perekonnale, ehk siis suguvõsale toetajaks ja siis ka niimoodi, et oma eeskujuga olla neile õpetaja, aga mitte nagu kõigile maailma õpetaja, on ju. Minul on see kood olemas, miks ma tulin nagu kapist välja, seepärast, et mu edukuse koodis, ma jälle räägin endast, on ju, aga ikkagi, mul edukuse koodis on 3-7 ja minu elumissioon ongi see, et ma pean kõigile sellest rääkima ja läbi selle, et ma pean ka aitama inimesi ja miks ma selle YouTube'i tegin, kas te olete mind kunagi näinud YouTube'is, ei ole, on ju, ma kartsin räigelt seda ja mul on sisse pandud, mul on edukuse koodis 3, mis tähendab seda, et ma pean tegema mingit bloki. Noh, nutad ja teed. Seepärast siis ongi, mul on 1-8 ka. Et aga siis ma mõtlesingi, et okei, ma pean hakkama seda tegema, kui ma seda ju tahan kellelegi edasi õpetama, ma pean seda tegema. Ma tegin alguselt vaikselt ja siis mõtlesin, et okei, noh, paiehali, et mis siin ikka nagu karta on ju. Ja ongi nii, et mõnel ei olegi seda. Ja näiteks see, kellel on üks isiku, see edukuse kood, kellel oli 3-2. Ma nagu vaatasin silmad punnis ja mõtlen päriselt või? Ja siis ma räägin talle, et ta peab olema laval ja kõik ja siis ta ütleb, et mitte mingil juhul ma ei taha, et mind nähakse. Ja siin ongi see, et kas sa valid plussi või sa valid miinuse. Ja võt siis hakkabki, tead, sa Kris, mida rohkem neid sünnikaarte teed, seda rohkem mõtledki, et appi, kui palju meid on andekaid inimesi. Ja me kardame ja teate sellepärast just, mida see naabri teile ütleb, mida ema must arvab. Ja isa ütles juba sünnist saadik, et tegelikult ma tahtsin, et sa oleksid tütar. Noh, et kui on poeg, on ju. Ja siis sa niimoodi käitudki kogu aeg nagu jube piinlik on. No nii. No võt, ja siis on see koht, et võib-olla tekib huvi küsida, et mis on nagu sinu enda nagu arvamus või selline seisukoht sellele, et miks inimesed ei usu endasse? Mina praegu ütlen näiteks, see mitte numeroloogina, mina ütlen kui Merike, siis mina olen hästi palju sõltunud just teiste arvamustest ja sellepärast ma ei uskunud iseendasse. Seepärast, et minu ema on teisest rahvusest ja siis mind kiusati koolis hästi palju sellepärast ja kõiki meid nagu siis meie õdesid vendasid ja see ikka täiega võttis moti maha. Ja siis, kui ma mingi aeg sain täiskasvanuks, siis ma ütlesin jälle, mis oli hästi nagu nõme,
ma näitan teile, et minu sees on midagi muud, aga see oli nagu tõestuse pealt. Jaa, tõestuse pealt, et see, aga see viis nagu seda edasi, aga ega see ka väga kaugele ei aidanud, sellepärast, et siis mul tulid elukaaslased, kes näitasid mulle. Ja siis ma niimoodi olin nagu universum toppis mind jälle sinna niinimetatud kutsika staadiumisse, sinna pissiloigu sisse, siputasin, jälle rabelesin välja ja siis ma mõtlesin, et ei no pekki, mina enam ei taha. Nüüd ma tahan küll teada, kes ma olen. Aga mis sa oled inimestest, ma ise olen see pigem täna, ma arvan ka veel mingis mahus kindlasti, aga üha vähem ja vähem. Inimesed, kes endas, tähendab, keda väljapoolt siis vastupidi kiidetakse, aga ikka ei usu endasse. Siin mina ütlen niimoodi, tuleb appi numeroloogia, seepärast, et on teatud inimesed, kes tahavadki, et neid kogu aeg kiidetakse. Ja nad lihtsalt nii kaua annavadki minna ja siis ikkagi ei lähe liikumisse. Ja ma pean lihtsalt teile ütlema need, kelle kõige rohkem on kuusi. Isegi kui sa vaatad sünnipäeva, kuud ja aastad ja seal on kuusi, võt nendel on. Ja kui üldse sünnipäev kokku liita nii, et see tuleb number 6, on ju suur austus teile, sellepärast, et mäletage, et info on üldine. Sellepärast, et kui sina, kes oled sündinud 6. päeval ja 6. kuul ja siis sa kirjutad mulle, et mina küll selline ei ole, täielik praht, mis sa must räägid, siis ma ei räägi konkreetselt sinust, kallis teele. Siis ma räägin lihtsalt teist kõigist, sellepärast, et aasta annab väga suure mõjutuse ja siis, kui ma lähen su sünnikaarti ja vaatan, kes sa eelmistest eludest oled nagu olnud, mis kogemuse sa saad, mis karma õppetunnid sul on, siis tulebki välja, et sa ei olegi selline, nii et respekt sulle. Aga nendel on see, et ja number 2 ja number 1 ju ka, sa pead neid kogu aeg kiitma. No, nagu mega ilusad inimesed, no siis nii hingelt kui väljast ja kõik. No ja siis ongi niimoodi, nad ju tegelikult seesmiselt teavad, et nad on nagu head. Ja küll sa kindlasti tead selliseid sõpru ja sõbrannasid, nüüd ma hüppan täiesti teisele liinile, aga mina olen selle elus läbi elanud. Mul oli kunagi üks väga ilus sõbranna ja mina lõpuks sain ka aru, mis point sellel on. Siis see, et ilusad sõbrad või ilusad sõbrannad võtavadki endast koledama sõbranna või sõbra, selleks, et nagu rohkem nagu seltskonnas nagu cool olla. Noh, pane tähele selliseid asju. Ma olen seda teooriat nagu kuulnud. Ja, aga see täiega nagu pidas paika. Omast arvast nagu jube kihvt ja terav pliiats olin kogu aeg, aga no ma ei tea, mina alati sain lihtsalt nagu jutule meestega, sellepärast, et ma olin siis juba väga vaimne inimene, aga nagu väljanägemine tundus, et ei olnudki kõige kihvtim. Noh, rääkida sain alati hommikuni. Aga see selleks, aga numbrites on kõik peidus, nii et kui sina tahad ütelda, et sind on väga ära kiusatud, mul on olnud selliseid juhtumeid, et tahetakse sünnikaarti, tahab naine ja võt tema tahab 04-ks nagu oma suhet ka veel vaadata ja siis mina ütlengi pärast, kui ma näen sealt kõik, et sa oled ju selle mehe täiega ära tapnud. Ma näen ka ja siis, kui ta võtab veel selle suulise, selle ühe naise puhul oligi, siis ma ütlesin ka, et päriselt mul on nagu täiega su meest kahju, seepärast, et kui ma näen mehe sünniaega ja kõik asju, siis kui ma hakkan teid nagu niimoodi matchitama, et kuidas te nagu koostööd teete, kuidas teie suhe välja näeb ja siis, kui ma vaatan, et issand jumal, anna oma mehe number, ma saadan sõnumi, et jookse nii kähku, kui sa saad. Nagu päriselt. Aga noh, ja siis see naine pärast muidugi ei saada mulle ei tagasisidet, ei mitte midagi, kaob lihtsalt ära, kõik tšiki-pliki, kõik oligi piste, noh punkt. Noh, ma ei tea, kas ma jälle vastasin su küsimusele, aga siis ma arvan, kuulajad said kindlasti väga palju informatsiooni. Tuleb lihtsalt meelde ka see, ma tahtsin ennegi mainida, et teine suur taipune peale selle raha või edukuse nii-öelda koodi läbi oli täiesti lõpus, kui sa rääkisid suhetest. Ja kuna sa elukaaslase kohta, minu elukaaslase kohta infot tegelikult üldse polnud, ainult siis sünnikuupäev. Ja noh, sünnikuupäev koos aasta arvuga. Siis seal tõid see hästi huvitav asja välja, mida me ise ka oleme täheldanud ja kui ma ette lugesin talle, siis mõne muigasime, et meil oli konkreetselt kirjas, et suhtesaatuslik või suhtesaatuse lõpp on siis, kui me lõpetame koos kasvamise. Ja mina olen rääkinud 12 aastat, mis on meie suhte kõige tugevam vundament, miks meie suhe on nii hea täna, sest me kasvame koos. Ja siis kõik mõtlevad, et issand jumal, et nagu ma ei tea, te äkki te ikka valetate endale, et te 24/7 koos tahate olla ja et äkki te ei peaks nii tihti koos olema aga meil on kogu aeg niimoodi olnud, et me tahame kõiki asju koos teha, koos läbida, raamatuid koos lugeda, mina loen, tema kuulab, arutame, mõtestame. Et selline hästi huvitav veel lugeda, kus tuli jälle kinnitus, et ahaa. Ja see ei tekita mitte seda kohta, et issa, nüüd on hirm, vaata, kui nüüd me ei tohi mitte kindlasti üksi mitte midagi teha enam, sest nüüd on pekkis, vaid lihtsalt see oli nagu teadmine, et okei, et nüüd on nagu make sense, et loogiline, miks see niimoodi võib olla, kui tõepoolest me hakkame lahku kasvama, siis tõenäoliselt me läheme ka laiali vaata.
et see lihtsalt huvitav ja jälle siuke taipamine. Siit tuleb mul jälle üks väike mõte, kui ma tegin alguses, kui ma koolis veel käisin, kui ma ei teinud neid sünnikaarte ja kõiki muid asju, siis ma ju hästi palju reklaamisin, mis anti õnneks meil koolis, nagu me pidime seda tegema, seda edukuse koodi. Ja tead, kui vahva, kui ma seda tegin siis nende teadmistega, mida ma siis tegin ja kui naine võttis endale, ütleb, kas ma saan meelega võtta? Ma ütlesin, muidugi saad. Ja siis oli see, et igaüks ei maksta nii palju, kui ta ise arvas, kes maksis 5, kes 10 ja siis üks mees maksis mulle 100 €, ma kukun pikali nagu. Nüüd ma saangi aru, et ma tegelikult tegin talle täiesti elu muutva nagu selle edukuse koodi. Aga aitäh sulle, A-tähega algav poiss, küll sa ennast ära tunnet. Siis mulle meeldis kõige rohkem see, kui see naine saatis mulle häälsõnumi, et tead, me mehega koos kuulasime minu edukuse koodi ja siis mehe edukuse koodi. Siis ma tegin ainult edukuse koodi, aga sealt siis ma juba rääkisin lahti, kes sa oled, vaata. Ja siis mul saad aru, ma lihtsalt räägin oma mehele, siis ka ütlen, et tead, mis kaif on kuulata, et koos kuulavad minu häält ja siis mees ütleb, et jaa, täpselt selline sa oledki. Ja siis naine ütleb, et näed, isegi Merik ütleb, et sa sokka ära ei võta sealt diivani juurest. Seepärast, et no mingi teatud number ütleb seda, vaata. Ja siis nad naeravad ja siis ma ütlen, et jess, et aitäh numbrid. Seepärast, et mina ju ei tea neid, mina tean lihtsalt rääkida numbritest. Just, et see ongi hästi huvitav, et sa tead ainult numbrid ja numbrid annavad sulle mingit infot, mis läheb väga paljuski täppi. Ja sa ütlesid mulle ka seda ja mul on see küsimus ka selle kohta, et sul on usku sellesse, et sa võiksid olla paljudele läbi numeroloogia päästerõngaks. Kas ma nii öeldud või? Sa ütlesid mulle, et sa loodad, et sa oled mulle see päästerõngas, mida ma olen otsinud ja võib-olla oledki, aga võib-olla ei ole, aga hetkel selle edukuse koodi põhjal kindlasti mingisugune väga suur nagu selline eneseusk või mingi positiivsem elluvaade suhtumine tuli, sellega kaasnes, läbi selle häälsõnumi. Ja nüüd on küsimus selle ümber, et miks sa seda usud? Et mina olen päästerõngas. Ja milles seisneb see usk just selle koha pealt, et kus see tuleb, kas see ongi puhtalt see, et sa usaldad numeroloogiat, nii palju see on kogemust või siis oled sa teistpidi jälle nagu sellel teel, et kõik, kes täna siin kuulavad seda podcasti, vahet tegelikult ei ole, mis hetke nad või mis päeva nad seda kuulavad, aga sa satud siia otsa just sel hetkel, kui sul tegelikult on seda vaja kuulata. Näed, sa vastasid ühele asjale, mida ma juba mõtlesin, et ma ütlen seda niimoodi, sest miks mina olen ju ka sattunud, mina sain ju Rutiga kokku, kes ütles, et kas sa oled numeroloog. Aga ma olin enne juba uurinud astroloogiat, mis oli natuke liiga raske, minu blondi jaoks liiga palju informatsiooni ja siis numeroloogiat. Ja tarokaartidest ma sain aru, et see on liiga selline nagu see ei pea nii pikas perspektiivis paika, et inimene vajab pikemat kasutusjuhendit. Aga miks ma usun, et mina aitan inimesi, sellepärast, et teate, numeroloogia on ju uuritud teadus selles suhtes, et nagu numbrite energia ja siiamaani ma olen saanud niimoodi nagu inimesi raputada selle informatsiooniga, mida mina olen õppinud ja mida ma kogu aeg õpin. Ju siis see ikkagi töötab ja kui seda on tehtud aastasajandeid, ehk siis nii nagu on Napoleon Hill raamatuid teinud, on ju rikkurites seal statistikat, ju siis see on töötanud ja mina mäletan väga hästi. Kas oli Kai Oja, kes ütles, et Bob Proctor kunagi ütles oma õpilastele niimoodi, et kui sina endasse ei usu, siis laena seda tunnet, et mina usun sinusse või kuidagi niimoodi oli, et tead, mina usun ja siis ma ütlen väga palju videotes ka, et kui te endasse ei usu, siis uskuge selles, et mina usun ju sinusse. Ja mina ütlen, et mine ja tee seda. Ja see nii ongi seepärast, et teate, kui palju näiteks mina oleksin tahtnud, et kas minu ema või minu isa kunagi oleks mulle öelnud, et mina usun Merike sinusse. Aga meil tihtipeale seda ei ole, et ärme seda nagu vingu taga, et näe, mu ema oli selline, isa oli selline. Hakkame uskuma ise endasse. Ja numeroloogia ütleb ju sinu kõige tugevamad asjad välja. Ja kui Merike veel ütleb ka, et nii, tuld. Uks lahti pane minema, vaata. Ja siis muidugi, kui sa kukud, siis ära Merikest meenuta. Et siis mina seda ei öelnud, aga ma ütlen, et mine tulle. Et seepärast, et nii ongi. Ja mina usun, et te saate kõik siin informatsiooni selles suhtes, et võtke endale see parim. Ärge otsige seda viga, et kus see küll minuga nüüd ei sünkrooni või ma ei tea mida iganes. Ärge seda kuulake. Ma kuulan taro, seda, mis on kuldne taro või? Mingid neid asju, Tiiu tarud, kui ma enne ka kuulasin, siis Tiiu ütleb nii hästi, ütleb ka, et võtke siit, mis teid nagu kõnetab, aga see, mis sind ei kõneta, jäta teistele.